Sel nädalal algab ka Aasia filmikultuurifestival JAF, mis sel aastal tähistab juba oma 20. sünnipäeva. Kui aastaid tagasi pakkus JAF ainsana võimalust näha Aasia kinokunsti, siis nüüd on olukord muutunud ning konkurents on läinud tihedamaks. Seetõttu on ka festivali kava laienenud. Enam ei keskenduta ainult kitsalt Jaapanile või ka Aasiale, vaid tuuakse publikuni laiemalt rahvusvahelist filmi. Jaapani animatsioon või siis Jaapani anime on aastalt ainult populaarsemaks läinud. Ühelt poolt on see väga tore. Teiselt poolt on see muidugi JAF-ile kui iga kevadisele üritusele ka kahjulik, sest vanasti, kui JAF alustas 20 aastat tagasi, siis Jaapani animatsiooni nägigi ainult kinos või vahetevahel kodus. Aga nüüd on see kodus kõik nii ligipääsetav ja olgem ausad, me ei saa eitada ka tõde, et siin aasta jooksul tegelikult väga paljud levitajad ja kinod näitavad. Me ei kaasa arvatud Jaapani animeed, et me ei hoia seda ainult aprilli ühe-kahe nädala jaoks siis. Tänavusest kavast leiab mitmeid olulisi linateoseid, mida Eesti vaatajate ette pole seni toodud. Näiteks saab festivali kavas näha Hiina animafilmi Ne Sha 2, mis seisab praegu kõigi aegade enim teeninud filmide nimekirjas 5. kohal, enam kui $2,2 miljardi kassaga. Näha saab aga ka tänavu Berliini filmifestivalil esinenastunud animet Uus Koidik. JAF saab lubada endale riske, mida muidu võib-olla kinodes ei näe. Nagu meil seekord siis JAF-i avafilm on Kabuki meister. Jah, linastus ka film paari seansiga, 3-tunnine Jaapani film, nii nagu pealkiri vihjab, siis räägib Kabuki teatrist. Väike seos on seal muidugi siis Yakuza maffiaga ka. Aga see film sellisel kujul nagu ei poleks tulnud levisse. 20. JAF toimub 16. kuni 26. aprillini.